Hooaja avamängule kohaselt oli mõlema meeskonna mängupilt rabe. Kohe mängu algusest ei saanud Rock oma rünnakud korralikult tööle, mängu domineerinud Kalev oli teise veerandi keskpaigaks ees juba 15 punktiga, kuid poolaja 10-2 lõpuspurt tõi Rocki tagasi 8-punktilisesse kaotusseisu. Kolmandal veerandil hoidis Kalevi rünnakut teravusega üleval 13 punkti toonud Armand Škele. Vastaste poolt oponeeris talle täpsete kaugvisetega Joosep Toome, kuid kätte Tartu klubidena Kalevit ei saanud ning valitsev Eesti meister võttis hooaja avamängust võidu numbritega 68-57. Kalevi resultatiivsem oli täna 17 punkti ja 9 lauapalli toonud Frank Elegar. Rocki poolelt viskas 11 punkti Toome. Right now as a team we got to rebound better collectively and myself included offensively. We didn't have that many offensive rebounds. As a team, we got out-rebounded, and offense will come. So, guys are still filling each other out. It's early in the season. It's our first season game, so, hopefully it gets better with time. Rabe oli tavaline hooaja alguse mäng, et muidugi oleks nüüd parem olla, aga mis siin tagantjärgi ikka enam. Teeme omad parandused ja järgmine mäng paremini juba. Kalevi jaoks on tähtis olla valmis järgmiseks nädalaks, kui VTB liigat alustatakse 2 võõrsil mänguga. Võrreldes paari nädala taguse ajaga on mängukvaliteedis toimunud selge areng. Samas Kalevi peatreeneri Alar Varraku sõnul oli meeskond eelmisel aastal samal ajal paremini hooajaks valmis. Meeldis see, et ilmselge areng on toimunud siin nagu selle paari nädalaga, mis siin on olnud. Et kui 2 nädalat tagasi domineeris täielikult Tartu meie vastu seal Rakvere turniiril, siis täna ikkagi algusest lõpuni domineeris meie. Rock jätkab kohtumistega koduliigas kuni novembri alguseni, kui alustatakse Eurochallenge'i turniiri. Seega on vigade paranduseks jäänud 6 aega. Selleks ajaks peaks rivis tagasi olema ka mängujuht Tanel Sokk, kellest Rock hetkel väljakul puudust tunneb. Rünnaku pool on see, mis meil vajab kindlasti tööd just. Et niisugused lihtsad olukorrad ja õiget üksteist arusaamine, mida me mängime, kus me tahame seda palli liigutada ja nii edasi. Et selles vallas on ma arvan praegu põhimured meil.